Euroopa sulgeb järk-järgult uksed ukrainlastele ja Ukraina põgenikke ootavad uued reeglid. Kui teie lähedased elate Euroopas ajutise kaitse all või soovite Ukrainast lahkuda ja kasutada seda õigust Euroopa Liidus, siis peaksite selle saate lõpuni vaatama. Ukrainlastele Euroopas antud kaitset, ütlen kohe ära, ei ole tühistatud. Vastupidi, Euroopa Liidu Nõukogu pikendas ajutise kaitsemehhanismi Ukraina põgenikele kuni 4. märtsini aastal 2028. Nii et kui te juba elate Euroopas selle staatuse alusel, võite rahulikult hingata. Teid isiklikult need muudatused üldse ei puuduta. Aga, ja just siin algabki kõige olulisem osa, mille nimel kogu see saade üldse tehtud on. Pikendatud reeglitesse lisati üks karm erand. Hiljuti saabunud Ukraina mehed, kes on ajateenistuse eas ja kellel on keelatud Ukrainast lahkuda, ei saa enam Euroopa Liidus ajutist kaitset. Ja selle kõige ootamatum osa on see, kes selle kõik välja mõtles ja läbi surus. Need ei olnud pahatahtlikud eurooplased, kes otsustasid ukrainlased EL-ist välja tõrjuda. Ei, nagu Brüsselis otse välja öeldi, palus seda ise Kiiev. Selles saates paneme täpselt paika, mida täpselt Euroopa Liit otsustas. Millal see kõik täpselt tööle hakkab, keda see kõik täpselt puudutab, kes kindlasti nende muudatuste alla ei lähe ja keda see kindlasti ei puuduta. Miks? Kas Ukraina ise taotles seda kõike? Ja mida see tähendab tuhandetele meestele ja rõhutan naistele, kes praegu on Euroopas või plaanivad sinna minna? Minu nimi on Aleksei Betši. Hakkame neid küsimusi lahkama. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole, seega olen tänulik just teie tellimuse eest. Alustame kohe faktidega, et kõrvaldada paanika ja valeinfo. Euroopa Liidu Nõukogu otsustas pikendada ajutise kaitsemehhanismi Ukraina kodanikele kuni 4. märtsini 2028. Varem kehtis direktiiv kuni märtsini 2027, ehk seda pikendati veel 1 aasta võrra. Selle kuu lõpus peab EL-i nõukogu tegema juba lõpliku otsuse ning see hakkab kehtima just sellest hetkest. Programmi mastaap on tõesti tohutu. 2026 aasta märtsi andmete kohaselt on ajutine kaitse Euroopa Liidus peaaegu 4,5 miljonil ukrainlasel. Kõigile neile tagab ajutise kaitse staatus, nagu varemgi, õiguse elada, töötada, saada eluaset, arstiabi, sotsiaalabi ja lasteharidust. Ja nüüd peamine uuendus, mille ümber kogu see segadus keerleb. Programmist jäetakse välja hiljuti saabunud Ukraina mehed, kes on ajateenistuse eas. Euroopa Liidu Nõukogu sõnastus on äärmiselt selge, tsiteerin. Ajutist kaitset Euroopa Liidus antakse ainult neile, kes täidavad oma ajateenistuskohustusi Ukrainas. See tähendab, et eurooplased sidusid õiguse varjupaigale otsesed sõjaväekohustuse täitmisega oma riigi ees. Ja siin on kohe 3 kriitiliselt olulist täpsustust, mis tuleb selgelt välja öelda ja fikseerida. Täpsustused. Esiteks, kõige olulisem, muudatused puudutavad ainult uusi taotlejaid. Neid, kes on juba saanud ajutise kaitse Euroopa Liidu riikides, see üldse ei puuduta. Enda ajutise kaitse staatus säilib täielikult. Kui te olete juba Euroopas kaitse all, siis teie jaoks ei muutu midagi. Punkt. Isegi kui te saite kaitse näiteks Poolas, kuid soovite kolida Hispaaniasse ja saada seal uuesti ajutist kaitset, pole probleemi. Sellises olukorras ei ole te uus taotleja. Te ei ole uus ajutise kaitse taotleja, seega uued reeglid teie kohta ei kehti. Siin on üks väga oluline punkt. Iga uus ajutise kaitse taotleja ei ole ainult see, kes on just saabunud Euroopa Liitu. See on üldse igaüks, kes esitab ajutise kaitse taotluse esimest korda, olenemata sellest, kus ta varem füüsiliselt elas. See tähendab, et kui te elasite Euroopas mingil individuaalsel alusel, näiteks elamisloaga, kuid mingil põhjusel otsustasite minna üle ajutise kaitse staatusele. See tähendab, et olete uus taotleja, uus ajutise kaitse taotleja ja uued reeglid kehtivad teie kohta. Kui te elasite näiteks Ameerika Ühendriikides, Kanadas või kusagil mujal ja kolite nüüd Euroopasse ja esimest korda taotlete seda staatust, siis kõik uued reeglid kehtivad teie kohta. Teine märkus. Jutt käib just nendest sõjaväekohustuslastest, kellel on Ukraina seaduste järgi keelatud riigist lahkuda. See tähendab mehi, kes viibivad välismaal, ütleme nii, mitte päris reeglite kohaselt Ukraina mobilisatsiooniseaduse seisukohalt.
Nüüd peaks EL-i migratsiooniteenistuste jaoks esmaseks olema just see fakt, et ajutise kaitse taotleja ei ületanud piiri ebaseaduslikult, sõjaseisukorra ajal. Aga kui inimene lahkus seaduslikult, siis see on alles pool asja. Sest Euroopa ametnikud võivad reeglite kohaselt küsida kehtivat sõjaväearvestusdokumenti ilma rikkuja staatuseta. See sama Reserv Plus, kus ei ole mingit rikkumist. Aga siin pean ma tegema ühe märkuse. Ametlike dokumentide sõnastus ütleb, et nii võib olla, kuid see sõnastus on ebamäärane. Võivad küsida, võivad ka mitte küsida. Seetõttu tuleb vaadata tegelikku praktikat erinevates riikides. Kolmas märkus puudutab vanust ja sugu. Erinevate sõnastuste järgi käib jutt sõjaväekohustuslikus eas meestest. Mainitakse vanusevahemikku umbes 23 kuni 60 aastat, kuid samuti mainitakse ka vahemikku 18 kuni 60 aastat. See tähendab, et siin tuleb veel oodata Euroopa Ülemkogu lõplikku otsust. Praegu on see, mis meil on, taas esialgne. Kuid samuti on Euroopa Ülemkogu otsuses märgitud, et need samad piirangud hakkavad kehtima ka naistele, kes on Ukrainas sõjaväekohustuslased. Kuigi see punkt tundub pigem formaalsusena. Praegu ei ole naistel Ukrainast lahkumine üldse keelatud. Seega saavad nad seaduslikult lahkuda. Seetõttu on ebaselge, kuidas seda kontrollida saab. See tähendab, et neil on kindlasti passis tempel seadusliku lahkumise kohta. Ja esimene märguanne Euroopa Liidu migratsiooniteenistustele ongi tempel passis, mis näitab seaduslikku piiriületust. Nüüd sellest, kuidas see praktikas toimima hakkab, sest kurat peitub detailides. Uute reeglite kohaselt peab ajutise kaitse staatuse taotleja mees dokumendiga tõendama, et tal on sõjaväekohustusega kõik korras. Millega seda kõike tõendada? Välismaal tõendatakse seda välispassiga, millel on ametlik väljasõidutempel, mis kinnitab seaduslikku piiriületust. Või mobilisatsioonist vabastamise tõendiga, olgu see siis paberkandjal või elektrooniline. Lihtsamalt öeldes näita, et oled lahkunud seaduslikult või oled ametlikult mobilisatsioonist vabastatud. Siis on kaitse, ajutine kaitse Euroopa Liidus sinu oma. Saad selle probleemideta. Kui sa ei suuda dokumente näidata, siis vabandust, aga mingit kaitset sulle ei anta. Seda loogikat selgitas Euroopa Komisjoni migratsiooniküsimuste volinik Magnus Brunner järgmiselt. Ajutist kaitset ei tohiks saada äsja saabunud isikud, kellel ei ole lubatud Ukrainast lahkuda nende sõjaväekohustuste tõttu vastavalt Ukraina seadusele. Euroopa Komisjon sõnastas üldise mõtte veelgi laiemalt ja ütleksin ausamalt. See otsus on mõeldud selleks, et tasakaalustada kaitsevajadused Ukraina üldise enesekaitsevõimega. Siin see ongi kogu selle loo tuum. Ja nüüd tuleb kõige huvitavam osa. Aga kes selle kõige algataja üldse oli? Sellest rääkis otse seesama eurovolinik Brunner. Ettepanek jätta Ukraina mehed EL-i ajutise kaitse alt välja tehti Ukraina poole otsesel palvel. Jah, just Kiiev pöördus EL-i poole palvega võtta sõjaväekohustuslikelt ukrainlastelt automaatne kaitseõigus Euroopas ja EL-i nõukogu rõhutas seda eraldi. Tsitaat. Euroopa Liit tunnustab mitte ainult ümberasustatud isikute õigust kaitsele, vaid ka Ukraina õigust enesekaitsele. Ja selles on justkui leitud tasakaal. Kiievi loogika on, kui järele mõelda, täiesti arusaadav. Riigile, mis on juba 5. aastat täiemahuliselt sõjas ja vajab armeesse hädasti inimesi, ei ole kasulik, kui Euroopa loob sisuliselt mugava ja seadusliku kanali, mille kaudu sõjaväekohustuslikud mehed saavad lahkuda ja sõda EL-i kaitse all ära oodata. Eemaldades selle võimaluse uustulnukate jaoks, sulgeb Ukraina selle tee. See tähendab, et see ei ole Euroopa, vaid Ukraina mobilisatsioonipoliitika. Lihtsalt ellu viidud Euroopa Liidu kaudu. Ja just seda pean ma kõige olulisemaks, mida selle uudise puhul tuleb mõista. Ilusa sildi Euroopa karmistab ukrainlaste suhtes reegleid taga, seisab tegelikult Kiievi enda otsus. Nüüd kõige tähtsam küsimus. Millal uued reeglid jõustuvad? Siin on erinevaid arvamusi. Ühed kinnitavad, et just alates märtsist 2027, isegi kui otsus tehakse praegu, rakendatakse see kõik märtsis 2027. Aga minu arvates juhtub see palju varem. Vaatame Euroopa Liidu Nõukogu pressiteadet, mis selle otsuse välja andis. Järgneb tsitaat. EL-nõukogu võtab ametlikult vastu otsuse ajutise kaitse pikendamise kohta lähinädalatel.
Seejärel avaldatakse otsus Euroopa Liidu teatajas ja see jõustub järgmisel päeval. See tähendab, et 15. juulil 2026 toimus ainult esialgne kokkulepe Euroopa Liidu riikide suursaadikute tasandil. Nüüd tuleb need reeglid vastu võtta. Selleks peab Euroopa Liidu Nõukogu need ametlikult kinnitama, ametlikul istungil. See ametlik istung on planeeritud juuli lõpuks ja pärast lõplikku hääletust saadetakse dokumendi tekst Euroopa Liidu teatajasse. Ja see jõustub päev pärast avaldamist. Seetõttu hakkavad uued reeglid tõenäoliselt kehtima juba sel suvel, mitte märtsis 2027. Muidugi on siin üks nüanss. Juba liiguvad kuulujutud, et Euroopa Liidu Nõukogu ei pruugi lõpuks üldse kokku tulla juulis. Ja siis tehakse otsus juba pärast suvepuhkust septembris. Seega võib ka uute reeglite jõustumine lükkuda septembrisse. Nüüd teeme kokkuvõtte. Mis juhtus? Euroopa Liit pikendas ajutist kaitset ukrainlastele kuni 2028 aasta märtsini. Ja see on hea uudis ja peamine fakt. Kuid tekib erand. Hiljuti saabunud sõjaväekohustuslikud mehed ja naised, kellel on Ukrainast lahkumine keelatud ning kes ei suuda tõendada lahkumise seaduslikkust või mobilisatsioonist vabastamist, ei saa enam kaitset. Oluline on see, et selle algatas Kiiev ise, oma kaitsevõime huvides. Keda see ei puuduta, kordan veel kord. See ei puuduta neid, kes on juba ajutise kaitse all Euroopas. Nende staatus on kaitstud. See ei puuduta ka neid, kes on lahkunud seaduslikult või on ametlikult mobilisatsioonist vabastatud. Neil tuleb see lihtsalt dokumentaalselt tõendada. Keda see puudutab? Ainult uusi ajateenistusealisi taotlejaid, kes on lahkunud reegleid rikkudes. Nende jaoks sulgub Euroopa uks sisuliselt. Nii et need kõlavad pealkirjad Euroopa uste sulgemisest on vaid pool tõde. Uks Euroopasse on ukrainlastele üldiselt avatud kuni 2028 aasta märtsini. Lihtsalt ühe konkreetse kategooria, sõjaväekohustuslaste, kes lahkusid seadust rikkudes, jaoks hoitakse seda nüüd kinni. Ja seda ust hoiab kinni ka Kiiev ise. Aga nüüd jälgime, kuidas neid reegleid hakatakse kirjutama iga Euroopa Liidu riigi siseriiklikesse seadustesse. Seal tuleb kindlasti veel nüansse ja üllatusi. No näiteks uus Ungari peaminister Peter Magyar on juba vihjanud, et ta võib selle direktiivi eirata ja lubada oma riiki kõik ukrainlased. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!